tere! Vaatame siis praegu nende ülesande lahendusi, mida ma olen teile andnud lahendamiseks teisipäeval. Et alustame siis esimeses ülesandes. Selles ülesandes on meil olemas korrapärane kuusnurk ja on teada, et selle sisseringjoone raadius ehk siis mingi selline lõik on pikkusega ruutjuur 12. Ja siis olgu praegu O selle korrapärase kuusnurga siseringjoone keskpunkt. Ja siis küsitakse selle korrapärase kuusnurga ümberringjoone raadiust. Ja alguses, kui me alles hakkame seda ülesannet lahendama, hakkame seda vaatama, siis tekib küsimus, et üldse, kuidas on kuusnurgas seotud siseringjoone raadius ja ümberringjoone raadius. Ja tegelikult suvalises kuusnurgas ei pruugi üldse leiduda ei ümberringjooni kui ka siseringjooni. Aga korrapärase kuusnurga puhul need mõlemad leiduvad ja tegelikult see asi, mis on just sellele korrapärasele kuusnurgale omapärane, on see, et siseringjoone keskpunkt ja ümberringjoone keskpunkt, nad tegelikult langevad kokku. Ehk siis see keskpunkt siin, mida me alguses nimetasime siseringjoone keskpunktiks, ta on tegelikult ka ümberringjoone keskpunkt. Ja seda me praegu kasutamegi selleks, et seda ülesannet lõpuni lahendada. Ehk siis tegelikult, kui see on siis mingi ristsirge mingile küljele siseringjoone keskpunktist, siis kui me ühendame, kui me moodustame sellise kolmnurga, kuna see punkt on ühtlasi ka ümberringjoone keskpunkt, siis need kaks lõiku on sama pikkusega. Okei. Ja tegelikult me teame ka seda, et korrapärane kuusnurk on väga eriline kujund. Tegelikult kõik need kolmnurgad, mis siia tekivad, on võrdkülgsed ja tegelikult kõik küljed on samad. Ehk siis siin on mul üks kriips, aga tegelikult siin peab olema ka üks kriips, kuna see raadius on tegelikult võrdne selle külje pikkusega. Ja kuidas seda saab näidata? Seda saab näidata väga lihtsasti. Lihtsalt kui me arvutame, me teame, et korrapärase kuusnurga puhul, kui kõik need küljed on võrdsed, siis me teame näiteks, et see nurk siin, ta peab olema 30 kraadi. Miks? Sest kogu see ringjoon, ta koosneb 6 sellisest kaarest ja iga kaar on sama pikkusega. Ehk siis tegelikult 6 kaart kokku annavad 180 kraadi, järelikult ühe kaare suurus on 30 kraadi. Ja siis kuna see kesknurk on 2 korda suurem kui piirdenurk, näiteks siin nad toetuvad siis samale kaarele, ainus erinevus seisneb selles, et see on kesknurk, aga see on piirdenurk, siis see kesknurk peab olema 60 kraadi ja kuna need kaks külge on võrdsed, lihtsalt seetõttu, et need on mõlemad raadiused, siis need kaks nurka peavad ka olema 60 kraadi selleks, et summa kokku tuleks 180 kraadi. Ehk siis järelikult kõik need nurgad on meil ka 60 kraadi. Ja siis see tähendab seda, et tegu on võrdkülgse kolmnurgaga ja selles võrdkülgses kolmnurgas me teame tema kõrguse pikkust. Ja sellest saab juba selle ülesande lõpuni väga lihtsasti ära lahendada. Ja eks me tegelikult peame leidma siis selle R-i ja kuidas seda saab kõige lihtsamini teha. Üks viis oleks kuidagi selle kolmnurga pindala avaldada leida 2 võimalust, kuidas seda kolmnurga pindalat saab avaldada. Et üks nendest on kindlasti lihtsalt võtame selle kolmnurga kõrguse ja korrutame alusega ja jagame siis veel 2-ga. Ehk siis
ühest küljest selle kolmnurga pindala on meil ruutjuur 12 korda r jagatud 2-ga, aga teisest küljest me ju teame alternatiivset valemit pindala arvutamiseks. Tegelikult kolmnurga pindalat saab arvutada ka sellisel viisil, et me võtame 2 külge, korrutame nende pikkused omavahel, korrutame veel kord selle avaldise veel nende külgede vahelise nurga siinusega ja jagame veel selle asja 2-ga. Ja kui me seda valemit rakendame meie praeguses olukorras, siis meil tuleks r korda r oleks r ruut. Siinus 60 on ruutjuur 3 jagatud 2-ga ja veel peame kogu selle asja jagama 2-ga ja siis tuleb meil selline avaldis. Ehk siis tegelikult meil kehtib see, kuna ümberringijoone raadius peab kindlasti positiivne olema, see ei saa olla 0, siis me saame selle võrdluse mõlemad pooled r-iga läbi jagada ja siis me jõuame tulemuseni, et ruutjuur 12 jagatud 2-ga on meil r ruutjuur 3 jagatud 4, korrutame võib-olla mõlemad pooled sükse arvuga ja mida me saame? Me saame, et paremale tekib meil lihtsalt r, sest me korrutasime selle arvu pöörde arvuga. Ja siis siia vasakule meil tekib, no kuidas seda saab teha? No okei, ma kirjutan pikalt. Ma alustan siit. Ruutjuur 12 korda 4 jagatud 2 korda ruutjuur 3. See on meil tegelikult ruutjuur 12 on meil tegelikult 2 ruutjuur 3. See tandub ära, ehk siis me tegelikult saime, et see ümberringijoone raadius on meil 4. Selline lahendus. Et tegelikult, kui me siin juba selle koha peal oleme aru saanud, et mida me tegelikult peame leidma, siis selles kolmnurgas, kui me kõrgust teame, siis selle külje arvutamiseks on tohutu palju võimalusi. Ma lihtsalt tahtsin teile näidata võib-olla sellist meetodit, kus me nagu võrdsustame omavahel 2 viisi, kuidas ühte ja sama pindalat arvutada. Et matemaatikas on üldiselt väga kasulik et väga paljud valemid tegelikult tõestatakse niimoodi, et 2 erineval viisil esitatakse mingisuguse objekti, ma ei tea, väärtus. Ehk siis sel juhul me leidsime 2 erinevat viisid, kuidas saab pindala avaldada, aga üldiselt seda printsiibi kasutades saab ka väga palju huvitavaid omadusi üldiselt matemaatikas tõestada, mitte ainult geomeetrias või algebras. Aga läheme edasi. Järgmine ülesanne. Selles ülesandes on meil antud trapets ABCD ja on joonestatud 2 nurga poolitajat, nimelt nurga A poolitaja ja nurga B poolitaja. Ja siis me teame, et külje AB pikkus on 5 ning küsitakse siis selle 4 nurga ümber mõõtu ABNK. Ehk siis esmapilgul võib tunduda, et kuidas siuksed ülesanded lahendada. Meil on ainult selle külje pikkus, aga me peame midagi järeldama kogu selle 4 nurga ümbermõõdust. Aga tegelikult osutub, et siin see 4 nurk ei ole tavaline 4 nurk. See ei ole mingi suvaline 4 nurk, vaid see on isegi romb. Aga selleks, et seda tõestada, selleks, et seda näidata, me peame meenutama, et kui meil on trapetsis või tegelikult robküülikus, aga praegu tegu on trapetsiga. Ja kui teil on trapetsis mingid nurgapoolitajad, siis tegelikult nendel on väga head omadused. Et me ju teame, et kuna see on trapets,
siis need kaks külge on omavahel paralleelsed ja vaadake, meil on mingi sirge, mis lõikab kahe paralleelse sirgega. Järelikult meil siin tekivad võrdsed põiknurgad. See nurk on meil sama, mis see nurk. Aga paneme tähele, et siia meil järelikult tekib kolmnurk BAK, millel on, tekib lihtsalt võrdhaardne kolmnurk. Ehk siis tegelikult selle külje AK pikkus on sama, mis külje AB pikkus. Okei. Aga meil see nurgapoolitaja ei ole ainus nurgapoolitaja sellel joonisel. Meil on olemas ka teine nurgapoolitaja. Äkki temaga saab teha sarnast trikki. Ja osutub, et saab. Et vaadake, meil on need küljed, nagu ma ütlesin, paralleelsed. Järelikult see nurk peab sellega võrduma. Kuna, põiknurgad, nakresõraši uglõi. Niimoodi need paralleelsed sirged käituvad. Ehk siis järelikult, kui see nurk on meil niimoodi tähistatud ühe joonega, siis see nurk samuti peab olema täpselt samamoodi tähistatud. Ehk siis need teisisõnu peavad olema lihtsalt võrdsed. Ja siis paneme tähele, et meil jälle tekib, ma võin isegi nagu sammutena välja kirjutada, et esimene samm, see eriti hästi ei kirjuta, võtame sinist värvi, paneme tähele. Et BAK võrdhaardne. See oli siis esimene asi, mida ma põhjendasin, et see kolmnurk on meil võrdhaardne. Ja teine asi on meil täpselt analoogiliselt, täpselt sama arvutlusega. Saab näidata, et see kolmnurk ABN on võrdhaardne. Ja tegelikult see näitab seda, et see külg siin on samuti sama pikkusega kui need kaks külge. Tegelikult see tähendab seda, et me leidsime juba selles nelinurgas kolme tema külje pikkused. Kolme tema külje pikkust. Ja aga meil jääb see neljas külg. Me praegu veel ei tea, mis pikkusega ta peab olema. Aga tegelikult, see nelinurk siin peab olema romb, järelikult me peame kuidagi näitama, et see külg siin on sama pikkusega kui kõik need kolm külge, mis on siin meil ka joonisel olemas. Ja üks viis, kuidas seda saab teha, on järgmine. Me teame, et AK on paralleelne BN-iga ja AK võrdub BN-iga. Meil oli üks rööpkülliku tunnustest oli see, et kui teil on nelinurgas kaks paralleelset külge, mis on võrdsed, siis see nelinurk peab kindlasti olema rööpküllik. Tegelikult, kuna meil on täpselt see olukord, meil AK võrdub BN-iga ja need on paralleelsed, siis me järeldame sellest, et BANK rööpküllik on rööpküllik. Aga rööpkülliku vastasküljed on võrdsed, järelikult kui see külg on meil juba 5, ma kirjutan siia, et need kaks külge on samuti pikkusega 5. Aga kui me juba teame, et see on pikkusega 5 ja et see kogu nelinurk on rööpküllik, siis tema vastaskülg on samuti pikkusega 5. Ehk siis tegelikult see nelinurk, mis meil siia tekkis, on romb ja tema ümbermõõt, kuna me teame ühte külge, siis me teame ka kõiki külgi. Järelikult tema ümbermõõt ma võin kirjutada seega P-bank, bank. Oleme rikkad inimesed. Ja see on 5 korda 4 ehk siis 20. Selline tore ülesanne, mis jälle meenutab teile,
et nurgapoolitajad trapetsis või rööpküllikus on väga huvitavad. No mitte no okei, tegelikult huvitav ka, aga ma tahtsin öelda, et need on väga kasulikud sellised objektid. jah, et need nurgapoolitajad alati toovad endaga kaasa võrdhaarsed kolmnurgad. No kui me räägime trapetsitest või rööpküllikutest. Eks seda peab meeles pidama iga kord, kui teil on nurgapoolitajad trapetsis või rööpküllikus. Okei. Ja siis meil jääb viimane ülesanne. Okei, ja viimane kolmas ülesanne. See on ülesanne lihtsalt nurkade arvutamise peale. Ja see ei ole eriti raske. Meil on olnud trapets, kus BC on nendega paralleelne. Samas me teame, et need kaks külge on sama pikkusega. See juba tegelikult annab meile selle kätte, et BCD on võrdhaarne kolmnurk. Okei, aga me veel teame, et nurk BCD on meil 140 kraadi. Selline tingimus. Ja. Ma lihtsalt vaatasin, kas ma õigesti panin kõik need tingimused kirja ja vist panin õigesti kirja. Ja see on 140 ja me veel teame, et see nurk ABD on meil 100. Ja me peame leidma siis nurga A ja nurga D vahet. Ja no kuidas me seda ülesannet hakkame lahendama? Et esimene tähelepanek, nagu ma juba ütlesin, meil BCD on võrdhaarne. Järelikult nurk CBD võrdub nurgaga CDB ja see võrdub meil, no kui see nurk on meil juba 140 ja need peavad olema võrdsed ja peavad andma, no kui me kokku liidame kõik neid kolm nurka, siis nad summana peavad andma 180 kraadi, järelikult need kaks nurka on meil mõlemad ka 20 kraadi. Ja nüüd paneme tähele, et jälle nagu eelmises ülesandes meil on ju need kaks külge paralleelsed ja see on sirge, mis lõikab kahte paralleelset sirged. Järelikult meil kõik nurgad tulevad siin seal joonise peal võrdseteks. Järelikult see on meil 20 kraadi. Ja nüüd sellest lihtsasti arvutame, et ülejäänud nurk, no lihtsalt näiteks sellest kolmnurgast see tuleneb, et summa oleks 180 kraadi. See nurk peavad olema 60 kraadi. Järelikult meil see absoluutväärtus sellest vahest võrdub, no kuna nurk A me leidsime, et ta on 60 kraadi, aga nurk D, ta on meil, siin on meil mida 20, see on ka 20, järelikult miinus 40, siis lõpus tuleb meil 20 kraadi. Selline väike nunnu ülesanne, lihtne harjutus nurkade arvutamise peale. Ja need olidki kõik kolm ülesannet, mis ma teile teisipäeval lahendamiseks andsin. Loodetavasti, vähemalt ma arvan, et kõige olulisem asi, mida tuleb nagu meelde jätta, on see fakt nurgapoolitajast. Et kui teil on trapetsis nurgapoolitaja või rööpküllikus nurgapoolitaja, siis alati nendega kaasa lähevad ka võrdhaarsed kolmnurgad. Kui teil on tõmmatud nurgapoolitaja, siis kuskil tekkis võrdhaarne kolmnurk. Ja seda fakti saab väga tihti taolistest ülesannetes ära kasutada. Aga aitäh teile vaatamast ja head päeva teile!